Elas kord sepapoeg Len, kes üle kõige tahtis saada rüütliks. Kui mäe otsas asuva suure lossi rüütlid kappasid sõjakäikudele või vägevatele turniiridele, pidi Len koju jääma ja aitama isal hobuse raudu, mõõku ja naelu sepistada. Ühel päeval tuli sepikotta üks pikka kasvu ja väärika olekuga mees. Taguge mulle hea mõõk, ütles ta, ning kallake rauale kindlasti seda vedelikku. Mees ulatas Lennile pudeli veidra rohelise vedelikuga. Tulen nädala pärast mõõgale järele, sõnas võõras ja kappas oma uhkel mustal ratsul minema. Len töötas mõõga kallal mitu päeva. Ta hõõrus rauda ka rohelise vedelikuga. Seejärel pasardas ta tundide kaupa, kuni sai valmis parima mõõga, mida ta eales teinud oli. Ta uuris seda sepiko ees valguse käes. See on maha müümiseks vaat et liigagi hea, ütles ta. Sepikoja ees ajas parajasti üks kuri kiusaja hirmunud lapsi taga. Äkitselt tundis Len, kuidas relv tema käes liigatas. Otse kui oleks elus. Ta jooksis kiusajale järele ning peatas ta lapiti mõõgaga. Lapsed tänasid Lenni päästmise eest, ent kiusaja oli raevus. See mees ründas mind, hüüdis ta. Kiusaja kutsus vaid ja Len viidi kuningette. Kuningas saatis Lenni häbistatult kuningriigist välja ning talle jäi alles ainult mõõk. See on sinu süü, ütles Len mõõgale. Ma poleks pidanud sind üldse tegema. Ta tõstis käe, et mõõka minema visata. Oota, isand, ütles kellegi hele ja lõikav hääl. Mõõk rääkis. Ma olen võlumõõk, ütles ta. Kui sa leiad mulle kullast tupe, nahast käepideme ja pidema otsas briljandi, teenin ma sind hästi. Hüva, sõnas Len. Lõppude lõpuks oled sa mu ainuke sõber. Siis käskis mõõk Lennil kõrgele mägedesse minna. Seal nägi Len üht kurja väljanägemisega mäekolli kivil magamas. Korraga ärkas mõõk Lenni käes taas otse kui ellu ja torkis mäekolli, kuni too ärkas. Len kartis väga, ent mõõk peletas mäekolli minema. Temast jäi maha vaid kaunis kuldne mõõgatupp ja Lenni mõõk mahtus sinna täpselt sisse. Nüüd läheme metsa, ütles mõõk. Sügaval laanes silmas Len röövlikampa. Röövlid olid just ühe kaupmehe paljaks röövinud ning nahkrihmadega puu külge sidunud. Jälle hakkas mõõk Lenni käes nihelema ega saanud rahu enne, kui oli röövlid pakku peletanud. Len sidus tänuliku kaupmehe lahti. Röövlid jooksid mu varandusega minema, ütles kaupmees. Nii et mul pole sulle midagi anda. Ent Len võttis nahkrihmad ning mässis need ümber mõõga käepideme. Pärast mitu päeva kestnud rännakut jõudis Len ühe koopasuu juurde. Koopas elas suur ja hirmuäratav lohe. Sealt leiame ka briljandi, ütles mõõk. Lenni põlved võdisesid ja hambad plagisesid hirmust, kui ta koopasse sisenes. Koopas istus lohe ja valvas tohutut varanduse hunnikut. Selle keskel, pisut lohe rinnalt allpool, sädeles väike briljant. Kaeva end varanduse alla, siis pole sind näha, õpetas mõõk. Len puges varanduse hunniku alla ja küünitas briljandi järele. Ta võttis selle tasahilju kätte ning uuristas end taas varanduse seest välja. Haara ka peotäis kuldmünte kaasa ning jookse siis, käsutas mõõk.
ja juba sööstiski Len koopast välja, kuld ja briljant kaasas. Ta oli juba kaugel teisel pool künkad, kui Lohe avastas, et muist tema aardest oli varastatud. Nüüd, kus mul on tupp, käepide ja briljant, tasun ma sulle sinu headuse eest, ütles Mõõk ning andis Lennile Lohe kulla. Selle eest ostis Len raudrüü ja toreda valge ratsu. Sul on aeg koju minna, sõnas Mõõk ning juba ratsutaski Len kodu poole. Kuningriiki jõudes sai ta teada, et tulemas on suur turniir, mille võitja saab kuningatütre endale naiseks. Pane end turniirile kirja, andis Mõõk jälle head nõu. Kuna keegi ei tundnud Lenni raudrüüs ära, sai ta end rüütlina turniirile kirja panna. Võlumõõga abil võitles Len hulgarüütlitega. Tal läks alati korda nad sadulast maha lüüa ja ta võitis kõik võistlused. Peagi oli vastastest järel vaid üks rüütel mustal hobusel. Nad seisid tandrel vastakuti kogu kuningriigi rahva pilkude all. Korraga tundis Len Mõõka enda käes liikumas, ent seekord Mõõk vastast ei rünnanud. Mõõk lendas hoopis Lenni käest otse rüütli kätte. Rüütel tõstis visiiri ning Len nägi, et see on toosama mees, kes oli temalt võlumõõga tellinud. See on minu Mõõk, hüüdis rüütel. Ja sina oled kõigest vaene sepapoiss. Mõõgaga vehkides lasi ta Lenni poole kloppi ning valmistus Lenni pead maha raiuma. Len pöördus põgenema. Ei jõudnud aga eest ära, sest rüütel oli liiga kiire. Võlumõõk vihises juba Lenni kaela kohal, ent peatus äkitselt. Len kuulis Mõõka kõnelemas. See lahke mees kinkis mulle tuppe, käepideme ja briljandi, sõnas Mõõk. Ma ei tapa teda. Sina pole mulle midagi andnud, aga mina annan sulle õppetunni. Mõõk pöördus rüütli vastu ning äigas kolinal vastu tema raudrüüd. Surmani kohkunud rüütel kappas oma mustal hobusel 1004 minema. Rahvas tervitas Lenni rõõmuhüüetega ja kuningas kuulutas ta turniiri võitjaks. Sa võitsid südameheaduse, mitte kätejõuga, ütles kuningas. Len abiellus kuningatütrega ning nad elasid õnnelikult ja kui nad veel surnud pole, elavad nad tänase päevani.